Tere! Me sooviksime teid informeerida meie peatselt valmiva dokumentaalfilmi Häädemeeste fenomeniga seoses. Me tahaksime veidikene teile teada anda, mida me oleme siis juba saavutanud ja kui palju meil on juba valmis. Kõigepealt tahaksingi öelda, et meil on kuskil, ma olen arvestanud kuskil pool materjalist juba hetkel filmis lukus nii-öelda. Kuid kindlasti meil on vaja veel teha käike Häädemeestele ning koguda veel lisaks ka intervjuusid ning materjale. Joonas, sa võib-olla räägid, kui me oleme juba, mida me oleme saavutanud, mida me oleme näinud? Et me oleme saanud väga palju selliseid mitmekülgseid ja väga huvitavaid intervjuusid Häädemeeste elanikega, et tegelikult on väga paljud inimesed Häädemeestel selle fenomeniga kokku puutunud. Küsimus on lihtsalt selles, et kas need inimesed julgevad sellega avalikusette tulla või mitte. Ja väga huvitav on see, et me oleme suutnud isegi paralleele tuua välismaa selliste võib-olla isegi kuulsate olendite ja nähtustega. Tegelikult on kõik seotud kõigega mujal maailmas. Ja muidugi on kõik need jutud ja intervjuud seotud ka üksteisega, et seal siiski on see üks ühine selline joon, ühiseid jooni on tegelikult seal palju, mis siis kõik iseloomustavad seda fenomeni. Ning mis on väga oluline on kindlasti ka see, et oma viimaste käikude jooksul oleme me suutnud ka ise lindistada nähtusi ning just ka väga küllaltki hea kvaliteediga. Tegelikult me ei lähtu siis see ka ainult teiste inimeste materjalidest, meil on ka näidata täiesti originaalselt enda isiklikku materjali. Ning millal siis võiks meie dokumentaalfilmi valmist oodata, me oleme siin muidugi selle aasta numbri sees oleme me plaaninud selle valmimise. Ning hetkel võib-olla natukene oleneb sellest nüüd, kuidas meil ajaliselt õnnestub oma käigud korraldada, sellepärast, et muidugi mida varem me saame oma materjalid, seda rohkem meil aega ka töötlemiseks, muidugi töötlemisprotsess nõuab aega, eks. Sellega seoses, kui kõik läheb plaanipäraselt, siis me loodame selle sügisel juba siis avalikustada, kuid võib-olla ajalistel põhjustel see võib lükkuda aasta lõppu, siis ma arvan. See on tõenäoline, et me ei oska nagu nii täpselt teile nüüd öelda veel. Ning kindlasti see on olnud meie enda jaoks ka väga huvitav. Me oleme tegelikult samamoodi nagu ka kõik teised, kes on juba selle teemaga tegelenud, oleme ka meie jaoks on see väga müstiline olnud ning kindlasti väga, väga huvitav kogemus ka sellest vaatepunktist, just meile isiklikult ja väga silmaringi laiendav kindlasti ja on see protsess olnud. Ja et kui me selle filmiga alustasime, siis me kindlasti meil oli hoopis teised arvamused nende nähtuste kohta, et see kõik on muutunud, et kõik need inimesed on meile nii palju infot andnud ja meil on ka see pilt hoopis muutunud, et tegelikult on see väga, väga sügava põhjaline. Just, eks me oleme üritanud hoida ka avatud siis vaatepilti selles suhtes, et olla avatud ka uute ideede suhtes, see on kindlasti väga oluline ka teid, kui te dokumentaali vaatate, siis kindlasti ei tohiks sellele läheneda niimoodi mingisuguse kindla veendumusega võib-olla, et selle nagu võib-olla selles suhtes mõeldud niimoodi. Et aga kindlasti ma loodame siis, et dokumentaal, kui see valmis teile kindlasti ka meeldib ning me siis jätkame ettevalmistusi. Meie jätkame siis oma tööga ja üritame selle teile võimalikult kiiresti ka tuua. Kindlasti saate teada, kui me oleme lukku pannud mõne siis avalikustamise tähtaja näiteks või siis me oleme teada. Jah, aga sellega ilmselt läheb veel kaua aega. Kuid siis seniks nautige suve ja anname ennast varsti märku. Jah. Nägemist. Nägemist.